on leiutajad teinud palju ära, et kergemaks meil muutuks elujärg. On vikatid ja sirvid kadunud ära ja kadunud on hobune ja härg. Künna, 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 äesta väetan, künna, künna, kive koristan. Künna, 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 äesta väetan, künna, künna, saaki koristan. Maa parandajad maad on parandanud ja soid on muutnud vilja kandvaks maaks. On aretajad sorte aretanud, et üha rohkem saakis salve saaks. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, kive korista. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, saaki korista. Künna, 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 äesta väeta, künna, künna, saaki korista. Kui meie esivanemad oma 10 000 aastat tagasi siia Läänemere kaldale jõudsid, hakkasid nad kõigepealt tegelema kalapüüdmise ja köttimisega. Võttis veel õige tükk aega, kui kaevekepist ja kivikirvest jõuti pronksi ja rauaaega ning peatoidust hakati maamullas kasvatama. Muuseumisaalidest ja ürikutest kokku korjatud killud annavad meie maaharimise ajaloost huvitava pildi. Valepõllunduse arenguga ilmus metsast põletatud põldudele esimene arvestatav mullaharimisriist. Oksatüügastega kuuselaatväkke, mõne aja pärast aga karuväkke. Algelisse maaharimisviisi tõi aga pöörde kõplataolise oksakonksu kasutuselevõtt, mida võib pidada juba tulevase adra esiisaks. Rauaajal järgnesid sellele mättakirved ja hiljem laiema toetuspinnaga vannasader, mis levis rohkem Lääne-Eesti ja saarte kergematel muldadel. Raskematel maadel aga tekkis kahekureline juurpuuader, mis oli tehtud kõvera harujuurega kuuse või männitüvest. Raudninadega vannas ja harkader olid meie aladel valitsevad adratüübid kuni 19. sajandi teise pooleni. Pole mõeldav, et adra leiutas vaid üks inimene. See saab olla vaid paljude põlvkondade sajandite pikkune looming. Selge ei ole aga termini ader päritolu. Vanas norra keeles on küll sõna atr ja ladina keeles adere, mis tähendab külgnemist, liibumist, aga adra sünnimaa ja tekkeaeg jäävad siiski mõistatuseks. Me räägime ka Eesti puhul sagedasti muinasajast. See loomulikult ei tähenda seda, et elu oleks tol ajal muinasjutuline olnud. Elu oli väga pingeline ja väga palju tuli tööd teha, aga inimene oli vaba ja ta teadis, et see, mis ta teeb, selle teeb kõik endale. Ei olnud siin võõrast võimu, kes oleks võtnud meie saagi ära. Meie legendaarsetest künnimeestest rääkides tuleks alustada kõigepealt mütoloogilisest suurkujust Kalevipojast, kelle Friedrich Reinhold Greifswald rahva hulgas kogutud pärimuste põhjal eeposeks kirjutas. Kalevite kallim poega, märssi seljas, mõõka puusas, seadis adra aisad jälle. Pani hobu adra ette, rakendas ruuna künnile. Hakkas sooda sahka majja, kuiva maada künde majja, arupinda pööra majja. Kündis päeva, kündis kaksi, kündis kolmandama päeva. Kurnas kallist ruunakesta, vaevas adra vedajada. Austusest Kalevipoja ja tema künnivagude vastu jätkame Eestimaa südames Põltsamaa teeristil, kus meie legendaarset künnimeest tööhoos kohtamegi. Seal viis saatus kokku ka künnikommardaja Aatemehe ja Sõpruse pargi rajaja, tänaseks Manalamaile läinud Ants Pajuga. 1895 ilmus Londonis üks väga huvitav raamat Kalevipoeg ja tema tegevuspaigad. Ja seal on esimesel nimetatud Põltsamaa. Miks?
sellepärast, et siin toimetas näed see esimene mees, August Wilhelm Huppel. Sest tema pani ju paika kogu selle pärimusliku kogumise metoodika. Komistasin kunagi ühe fakti peale, aga ma ei osanud seda tähelepanuks pöörata. Ja tead, mis fakt see on? Laiuse kihelkonnast müüdi üks pärisori Virumaale ja see oli Kreutzwaldi vaarisa. Esimese teaduslikuma maaharimise rajajad olid rahvavalgustaja Karl Robert Jakobson, kuulsa rukkisordi sangaste aretaja Graf Berg ja Eesti põllumajanduse mehhaniseerimise suurkuju Alexander Eisenschmidt, kes aitasid viia ärkamisaja ideid kodust kaugemalegi. Vanad põlluharimise tavad olid aga visad uuendustele teed andma. Meenutagem veel 19. sajandi Eesti küla elavat ajalugu. Saksa saarekene helele, helele, vähene sa väljakene helele, helele, et saaks väljad karja käia helele, helele. Et terad ei pudeneks, lõigati rukkist veel kohati sirbiga. Lääne-Eestis ja saartel kasutati laiu, siledateralisi sirppe, mandril hambulisi, Ida-Euroopa rahvastele omaseid sirppe. Eestlastele on oma maalapike, oma tuba ja oma luba alati tähtsad olnud. Kui neid ei õnnestunud kätte saada kodumaal, võeti ette vaevarikkaid teekondi Venemaale, otsima paremat paika selle päikese all. 1874. aastal peeti siin Vändras Eesti rahvusliku liikumise suurkuju ja põllumeeste nõustaja Karl Robert Jakobsoni eestvedamisel Eesti esimesed künnivõistlused. Pärnu põllumeeste seltsi protokolliraamatust aga loeme. Nüüd võeti käsile teha üht võidutööd uute ja vanade põllutööriistadega. Ühel pool Jakobsoni pöörussahk ja raudäkke, teisel vanamoodi harkadrad ja puuäkked. Kui uued riistad oma töö teinud olid vanad oma tööga just pooleli saanud. Uute riistade tulu paistis igale pealtvaatajale silma. Sellest ajast alates hakkas suurem osa talupoegi oma põlde hõlmadraga kündma. Karl Robert Jakobsoni suurest panusest meie künnikultuuri edendajana räägime ka oma künnitriloogia järgmistes osades. Kuidas aga arenes edasi meie rahvavalgustaja mõte 19. sajandi lõpul? Mida rohkem põllumehed hakkasid harkatru hõlmadrade vastu välja vahetama, seda rohkem elavnes ka põllumajandusmasinate tootmine. Tekkisid väikesed töökojad, üks selline oli Tartus Albert Lõukese Adra tööstus Filosoofi tänav 25. Albert Lõukese põllumasinate töökoja kunagist asukohta otsides leidsime abivalmis tartlastega küll kõrvalhooneid, kuid mitte enamat. Ajahamba ja sõdade tõttu võib olnud taaselustada vaid hea kujutlusvõime kaudu. Erilise peatüki meie põllumajanduse mehhaniseerimise arengulukku on aga kirjutanud unustuse hõlma vajunud Alexander Eisenschmidt. Tema aktiivse tegevuse ajal aastatel 1906-1914 hoogustus põlluharimisriistade sissetoomine välismaalt. Ta viis läbi uute masinate esitlusi, valis välja meie oludele sobivamaid atru, mida välis- ja kodumaa adratööstustes omakorda täiendati. Tema hiilgavalt kaitstud uurimistööd Tartu maakonna väiketalupidamistest võib pidada esimeseks teaduslikuks ülevaateks Eesti taluoludest. Kahjuks lõppes andeka suurmehe elutee vaid 38 aasta vanuselt õnnetu juhuse tõttu, kui ta koos poja ja isaga oma kodumaja lähedal jäi liivavaringu alla. Tartus Puiestee tänava kalmistul Eisenschmidti hauamonumenti külastades tahtnuks aga näha meie ülikoolide suuremat hoolimist suurmehe
puhkepaiga vastu. Eisenschmidti lahkumine 1914. aastal oli küll korvamatu kaotus mehhaniseerimise arenguteel, kuid tema külvatud seemned põllumeeste harimisel hakkasid peagi võrseid ja viljugi looma. Edumeelsemad põllumeeste seltsid moodustasid Tartus ja Tallinnas majandusühistuid. Korraldati kursusi ja väljanäitusi. 1860. aastal paistust ja tarvastust alguse saanud põllumajanduslike kutsekoolide idee rappus aga kaua tugevates ajatuultes, enne kui ta läbi Põltsamaa ja Kõo koolide 1920. aastal Olustveres omale püsiva kodu leidis. Eesti põllumajanduse mehhaniseerimise areng on teinud sõdade ja kriiside vahel läbi mitmeid tõuse ja langusi. Esimese maailmasõja tagasilöögid katkestasid masinate sisseveo. 1920. aastate elavnemine lõppes aga ülemaailmse majanduskriisiga. 30. keskpaik aga kujunes lootust andvamaks. Teise maailmasõja eelõhtul oli Eestis ligi 140 000 talundit, üle 200 000 hobuse, 1800 traktorit. Suurtalud soetasid viljapeksumasinaid ja lokomobiile, ilmusid esimesed teraviljakombainid. Ees seisid aga suured poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud muudatused. 100 põlvkonnad on siin Eestimaal metsade, soode ja rabade keskel raadanud põldu, töökate sipelgate kombel ehitanud omale kodu, pannud põllud vilja kandma. Ja siis, kui läbi vaeva ja higi oli saagid salve saadud ja palk palgi peale kodutalud rajatud, tormasid ühel päeval õuele võõrad, tulid sõjamasinad idast ja läänest ning pöörasid väikerahva rahumeelse elu pea peale. 40. aastal ei olnud jällegi Vene võim tahtis taastada oma riigi võimu Balti aladel ja venelaste sissetuleku järgi tehti uus maareform, kus osa suuremaid talusid jagati uusmaasaajatele ja ka see põllutööd ja maaparandustööd jäid sedakord pooleli. Kõik võimalik tuli ka sõja järgi ja sõja ajal täis külvata, sest kui jäi maa sööti, kui ader roostetas, siis tuli ka hambad varna panna. Omandisuhted läksid tugevasti sassi. Toimusid pealekaebamised, küüditamised, kättemaksud. Paljud Eesti mehed võeti sõjaväkke, hobused läksid sõjaväkke teenima ja sõja järgi oli tõepoolest juba siin raske põllumajandust edasi viia. Kui Vene väed olid tagasi tulnud, siis asuti kolhoose looma. 49. aastal toimus küüditamine, selle tulemusena jõuti nii kaugele, et aasta lõpuks oli juba ligi 100% oli kolhoosidesse inimesi aetud. Eelistati siiski surma siin kui Siberis või pigem rasket elu siin kui Siberis. Ja kaua aega oli muidugi kolhoosid olid sellised, kes palka ei maksnud. Hiljem küll tuli ka tööd jagada MTÜ-dele, suur osa masinatraktorijaamu tegi küll töö ära, kuid võttis ka ülejäänud vilja, mis riiginormidest alles jäi. Ja nii kuni 58. aastani, kui MTÜ-d organiseeriti RTJ-deks, remonditehnikajaamadeks, siis oli õigus kolhoosidel endale osta traktorid ja siis hakkas ka Hruštšovi võimu ajal pärast 20. partei kongressi hakkas mõnevõrra elu maal paranema. Hommikul või kuua loojas, kell on vaevalt veerand 5. Seistes siin Eesti Põllumajandusmuuseumi ajaloolise masinapargi keskel Ülenurmel tulevad silmade ette tantsud aurukatelde ümber, lõputu töötundidel kokku kültud pehmekünni hektarid, sotsialistliku võistluse autahvlid, aga ka lõputu võitlus adratehastega paremate sahkade nimel. Ära sina puhu muidu juttu, ära sina pikalt jokuta. Veel tänaseni mäletab vanem põllumeeste põlvkond Jüri ja Märt Müüri ning Enn Säde südameverega tehtud tõsielufilme
adra järel ja künnimehe väsimus. Adrad tulid nõukogude ajal Odessast põhiliselt, need tulid koha peal ringi teha, need olid teadlikult või ebateadlikult halvasti välja mõeldud ja need olid ühelt poolt nõrgad, teiselt poolt olid nad täiesti reguleerimata, olid kulusid kergesti, neid tuli mitmesugustel väga erilistel viisidel parandada. Omal ajal siin nõukogude perioodil me ise nimetasime neid kultuurhõlmadega atru nagu väikesteks buldooseriteks. See küll lükkas mulla kihti ja murendas ka teatud määral, aga ta ei pööranud korralikult ja see künnipilt ei olnud sugugi selline, mida oleks tahtnud näha. Traktorist sa rohkem hooli, tihti teda putita. Pane tõlis oli tooli, keera kinni mutrika. Tolle adrat ja võitlus, see oli omaette ooperada, sest olid traktorid ja tulid ka suuremad ja kiiremad masinad takka otsa. Aga sellist atra, mis kivist põldu oleks kündnud, seda ei olnud ju. Eks siis tuli hakata nuputama. Aga samas ega suurtele tehastele, konserveerimisbüroodele Suures Nõukogude Liidus absoluutselt ei istunud see, et mingisugused eestlased tõestavad oma konstruktsiooni paremust nende atrade ees ja nad püüdsid kõike teha, et selline asi ei juurduks ega juurdutaks tootmisse. Aga meie mehed olid kanged, kui ei lähe masstootmisse, toodame endagi jaoks. See oli selline vinge aeg ausalt öeldes, nii filmi tegemise poolest kui ka adrat tegijate ja püüdluste poolest. Toimus lõputu tinghektarite tagaajamine. Sotsialistliku võistluse eesrindlastele jagati küll rahalisi preemiaid ja autoostulube, aga see röövis ka paljudel tervise. Ega muidu küsitud ühe tubli künnimehe surma puhul, kes tappis traktorist Juhan Küla. Traktoriste õpetati küll massiliselt välja, aga ka peale kooli ei suutnud nad põldu mitte kõige korralikumalt künda ja see nõudis nagu individuaalset andekust, et sellega toime tulla. Nõukogudeaegse künnivõistlused kasvasid välja kutsekoolide suvespartakiaadidest. Said hoo sisse 1964. aastal Kehtnas ja laienesid üle liiduvabariigi piiride. Tänaseks on sellest saanud mitmevärviline nostalgia. Oleme praegu Kehtnas künnikivi juures. See kivi on siia pandud 24. septembril 2009. aastal. Mõte, et see kivi siia panna, tekkis 2008. aastal, kui mul oli piisavalt materjali esimeste künnivõistluste kohta. Tookord tegin Maalehes ettepaneku tähistada esimeste künnivõistluste koht kiviga. Sellest ideest võttis kinni Kehtna kultuuriselts ja tema eestvedaja Eik Past. Läks aasta ja see künnikivi saigi paika. 45 aastat hiljem, kui siin peeti need künnivõistlused. Põllumees tunneb ja näib, millal on saabunud päev. Agronoomist künnikummardaja ja lähiajaloo uurija Heino Laiapea ei mõista, miks meie põllumeeste 50 aasta pikkust kutsemeisterlikkuse alast higivalamist sageli vääriliselt ei hinnata. Meie ajaloolastel on kombeks arvata, et Eesti põllumajandus oli kuni Nõukogude korrani ja siis hiljem Eesti ajal, et vahepeal karja ei kasvatatud ja põldu ei arutud ja põldu ei küntud. Aga nii see ei olnud ja et jäädvustada nende meeste ja naiste töö ja tegevus, selleks olen seda asja uurinud ja materjali, kus seda leida, on tegelikult piisavalt, on vaja ainult otsad kokku viia. Et selles mõttes on künnivõistlus mitte pelgalt ühe mullaharimisviisi võistlus, vaid just nimelt põllumehe elukutse ja selle nii-öelda väärikuse üks näitaja. Lao järel vagu ja elust saab põld, künnad ja külvad kui tead.
Suur osa künnivõistluste ettevalmistamisel ning läbiviimisel oli majandite agronoomidel ja inseneridel, kes said koolituse Eesti Põllumajanduse Akadeemiast. Meil oli peakohtunikuks meeste arvestuses väga tuntud põllumees ja väga austatud ja lugupeetud põllumees Ülo Läänemets. Ja mina puutusin temaga seal kokku, kuna mina olin harilik kohtunik, kes siis Lätiga seal mõõtis igasuguseid sügavusi ja... Heino Laiapea soovitab künnivõistluste halvustajatel võrrelda 2 künnipilti. Künd iseenese tarkusest ja künnikooli ning võistukünni tulemus. Künna, hästa päälta. Ma olen üles kasvanud Kehras ja kuskil 50. aastate algul pandi mind. Ma läksin sovhoosi tööd otsima suvel ja pandi mind adra peale haakijaks. Siis olid veel järelveetavad adrad, TT54 traktorid, kus siis adrapoiss pidi seda adra esimest vagu sügavust reguleerima ja nurga peale üles tõstma. Kehrasse tuli esimene TT54A traktor ja esimene rippader. Ja siis keegi ei osanud sellega suurt midagi ümber käia ja ma Kehrast pärit olin ja siis Tepani Leo käis minule peale, et tule uurime selle asja selgeks, kuidas selle adraga tuleb tööd teha. Ja uurisime ja vist saime selgeks ka, sest asja tulemus oli see, et ma käisin 4 aastat kaasas Tepani Leoga üleliidulistel künnivõistlustel ja 4 aastat oli ta liidu meistriks lindtraktorite klassis kündmisel. Liidu tähendab künni reglement nägi ette, et igal põllul pidi olema üks kivi. Kuna Voronezi ümbruses kive üldse ei olnud, siis tehti heliskividest niisugused plokid ja kaevati need juhuslikesse kohtadesse maa sisse. Künnivõistlused olid maaelu suursündmused. Neil osales tuhandeid pealtvaatajaid. Ka tollane ajakirjandus pidas maarahva elu ajalehtede esikülgede vääriliseks. Palju ruumi ja tähelepanu pühendasid künnimeestele nii ajakiri Sotsialistlik põllumajandus kui eriala teadnikud. Lugu pidasid künnimeestest ka televisioon ja raadio. Tere hommikust, põllumehed! Legendaarseid künnimehi, kelle elust ja tööst kirjutada, oli tol ajal palju. Üks kuulsamaid ja eredamaid neist oli tolleaegse Tartu reooni Avangardi kolhoosi traktorist Elmar Veski. Künni huvi tuli mul juba ikka noorelt peale. Ma mäletan see aega, kui ma esimest korda traktori peal olin, siis ma olin 8-aastane. Onul oli Portson traktor ja see tuli siis meie poole Eenama jagu kündma seal kraavitsed, sisse kaevata, et tuli sinna siis vaatama ja kündma ja tema vaatis siis minu juures kasvõi ja isa oli ka muidugi mu seal ja siis hakkasime juttu ajama ja ütles, kuule, et mine proovi ka künda, et ühe korpusega ader, et ega ta kuskile minna ei ole ju traktoril, kui sa ikka rooli oskad pöörata. No ja see oligi, hakkasin siis kündma ja nemad siis istusin sama seal ja ajasid jutte ja mina siis kündsin seda soomaad seal selle Portson traktoriga ja need nagu hakkas haigus juba külge kohe siis. Elmar Veski auhindade ja diplomite virnad võtavad enda alla terve toa ja kodumaja terrassigi. 80 verstaposti taha jõudnud põline künnimees ei ole seda tunnustuste kuhilat arvudes jõudnud kokku lugedagi. Elu pole aga kunagi koosnenud ainult tööst. Lähedaste armastus ja sõprade ring on aidanud ka raskemates katsumustes toime tulla. Kui me seal liiduvõistlusel käisime, ilmast ilmali ütleme, et kuidas see Veski Elmariga saab võita seda kõik aega, mis pärast tema võidab ja meie ei võida. Mõtlesin, et aga on vaja aru saada ja õppida osata, kuidas teha. Traktorid, mis olen töötanud võib-olla 60 aastat, ma arvan seda asja juba, ega teda on ikka palju olnud üldse. Ja ka see ei olnud ainult traktorid. Mul olid ju teravida kampaanid, ENA pressid, kõik, mis üldse ilmas olid, ekskavaatorid ja niisugused asjad kõik.
kui Eesti künnimehed olid isekeskis rinda pistnud nii kodus kui Vennesvabariikides, saabus 1980. aastate lõpus soov minna jõudu katsuma maailma tipptegijate sekka. Liiduvabariigi staatus tegi aga olukorra keeruliseks. Käis ju Elmar Veski koos lätlase Aboltinisega Iowas USA-s maailma künnivõistlustel N-liidu vaatlejatena. Sealt saime ka ju siis juba esimese informatsiooni, mida need maailma künnivõistlused endast kujutavad. Ja läksime sinna, no aga asi oli selles, et läksime sinna, liidul oli siis raha maksmata, selle võistluste eest see raha maksmata ja ei lastugi võistelda. Ja teine asi oli veel, ei olnud ju, siis saavad teada, et ma oskan kiiruvõitsega kõnda ja siis meid võistlustele ei lastu minna, aga muidu siis tegime seda demonstratsioon kõndi ja kõndsin muidugi Belarusiga põllu peale ka. Suured mäed, nad olid 100 meetrit pikad ja 50 laiad umbes USA ja USSR ja kõndsime ära ja siis käisime õhtu läksime tirisaabliga lendama sinna ja viidi meid sinna ja lennasime seal ja vaatasime ja siis oli nüüd, ma ei tea, ka inimest, mis meil päev, et tähed on natuke homme hommikul küsimus.